Hea sõber, hea müügiminutite vaataja, kuulaja, hea tuttav, hea võõras, kes sa oled mind minu teekonnal saatnud ja minu mõtteid ja intervjuusid kuulanud. Ja ma loodan, et see on aidanud sind. Taaskord on üks aasta läbi saanud ja aeg on rahulikult mõelda, teha kokkuvõtet. Ja kui eelmine aasta ma samal ajal olin Praha keskväljakul, sadas lund, oli ilus jõuluturg ja oli Niitsi kella all, siis täna teen ma viimase tervituse siit Egiptusest ja Hurghadast. Ja no pagan, kust veel siis mitte kui Egiptusest, kus tehti müüki juba 3000 aastat enne Kristuse sündi ja tehakse kindlasti väga-väga pikalt veel. Ja siin Hurghada toredal tänaval jalutades, siin on küll selline tunne, nagu sa oleksid penoplasti tüki peal üksinda keset merd ja väiksed haid proovivad sind väikselt varbast näpistada, aga see on täiesti okei. Kõik peavad ellu jääma, kõik peavad müüma, kõik peavad selleks midagi tegema, et elatist teenida. Ma ei tea, kuidas on sinu aasta läinud. Ma loodan, et sinu aasta on läinud väga hästi. Ma enda aastale tagasi vaadates tahaksin küll öelda, et mul on väga-väga hästi läinud. Uskumatult hästi. Et siin Hurghadas üksinda olles on võib-olla ongi hea aeg korraks kokku võtta ja mõelda, et mis siis toimunud on ja kuhu ma oma asjadega jõudnud olen. Ja enda aastale tagasi vaadates siis mul oli aasta alguses unistus saada endale oma raadiosaade ehk siis müügiminutitega jõuda raadioeetrisse. Ja kujutate ette, ma sain selle. Loomulikult tänu headele inimeste kaasabile, aga ma sain oma saate Äripäeva raadiosse ja ma olen selle üle paganama õnnelik. Ehk siis, kui sa oled vaadanud siin minu videosid ja minu intervjuusid ja kui sa ei ole siin enam ammu mind rääkimas näinud, siis SoundCloudi kirjuta sisse müügiminutid ja SoundCloudist jookseb ilusti Äripäeva raadio välja. Mille peale ma veel siin rahulikult mõtiskledes mõelnud olen, on see, et hello! Just. On see, et mis järgmine aasta saab ja millised on kitsaskohad, millised on minu kitsaskohad. Ma olen selle enda jaoks päris selgelt välja mõelnud, et üks kitsaskoht on see, et ma arvan, et ma tean liiga palju. Ja see ilmselgelt on puhas ego, mis minus räägib, et sa tead, kuidas need asjad käivad. Tegelikult maailm muutub nii kiiresti, kõik muutub, ehk siis mitte midagi ei ole kindlat, mitte midagi ei ole kivisse raiutud, nii nagu siin Hurghadas ei ole hinnad kivisse raiutud, siis elus ei ole mitte ükski asi kivisse raiutud. Kõik minu ümber muutub. Ehk siis mida ma soovin järgmine aasta, ma soovin, öeldakse, Suzuki ütles beginner's mind, sellist alustaja mõtteviisi. Ehk siis kõik on uus, kõik on huvitav ja kõigest on midagi õppida. Ma soovin seda rohkem kogeda. Kas ma avaliku koolituse teen seda? Ma ei tea. Ma päriselt ei ole selle peale veel mõelnud. Kindlasti ma toimetan edasi ettevõtete abistajana. Mis veel? Suurepärane aasta on olnud. Ma siiralt loodan, et sul on ka suurepärane aasta olnud. Ja rääkides rutiinist ja nendest asjadest, mida peab kogu aeg tegema. Teate ju küll, müügis sa pead nagu rutiinselt, regulaarselt, kogu aeg võtma kas kõnesid, kirjutama meile, tegema social sellingut mingil teisel moel. Vahet ei ole, mida sa tegema pead, aga sa pead seda tegema nagu järjepidevalt kogu aeg, üha enam ja enam. See on üks hästi raske asi minu jaoks ka. See on, ma arvan, et see on kõikide müükirite jaoks raske asi. Vahepeal tuleb väsimus peale, vahepeal kupp ette. Vahepeal, ma ei tea, emotsioonid käivad üle pea. Eriti, kui sa oled enda aja peremees, et siis on veel eriti raske ennast kogu aeg sundida mingeid asju tegema. Aga kuidagi moodi on see ikkagi välja tulnud ja olen täna siin, kus ma olen. Kas intervjuudega järgmine aasta jätkan? Kindlasti jätkan. Olen avastanud ühe asja veel enda juures. Mõtled 38 olen avastanud ühe asja veel. Ma olen müügis küsinud väga palju küsimusi. Tänastel intervjuudel tagantjärgi kuulates või salvestatud saadet kuulates, ma saan aru, et oleks võinud küsida teistmoodi. Oleks võinud küsida parema küsimuse, oleks võinud küsida õigema küsimuse. Kui see alguses kohe pähe ei tule, siis tagantjärgi kuulates saad aru, et siis see on teisisõnu nagu oma kõnet analüüsides mõistad sa, et on olemas paremad küsimused. Ehk siis see on ka kindlasti, mis ma tahan endas rohkem harjutada, praktiseerida ja mõelda nagu algaja.
mis mulle muud jääb soovida, mis mul teil jääb soovida, kui te olete mind minu teekonnal saatnud, kui te olete leidnud kasu nendest väikestest 9-minutistest klippidest, kui see on andnud teil elus juurde, siis ma loodan, et me lähemegi järgmise aasta teekonda koos. Ma loodan, et sa oled saavutanud selle, mida sa oma sisemises arengus oled tahtnud, sest see on kõige tähtsam. Kõik materiaalsed asjad, jaa, need võivad olla, võivad mitte olla, tore on, kui on, lihtsam on, kui on, aga kui su sisemist arengut ei ole, kui sa ei soovi edasi liikuda ja sa seisad paigal, siis on väga raske. Siis on päriselt väga raske. Ehk siis ma soovin sulle siit Hurghadast leia endas uut sisemist põlemist. Leia endas samamoodi üles beginner's mind, millest Suzuki kunagi rääkis. Ja mõtle, mida see tähendab. See tähendab seda, et sa ei ole endas alati kindel, vaid sa kahtled ennast, kõhkled, uurid, vaatad, mis on muutunud, mis on uut ja täiendad seega tublisti iseennast. Ma soovin sulle siiralt kaunist aasta lõppu, ilusat jõuluaega, ole koos oma lähedaste, ole koos oma sõpradega, võta aeg maha. Ma ei tea, ole kas üksinda kuskil. Nii nagu minagi praegu, kas üksinda olla on lihtne. Ma arvan, et ei ole, üksinda olla on päris hirmutav. Üksinda olles jõuavad sulle sellised mõtted kohale, mille mõtlemise peale, siis võib-olla isegi sa ei ole tahtnud neid mõtteid mõelda. Sest igapäevaelus on lihtsalt nii kiire, nii tore ja need mõtted ununevad sul ära. Või sa surud need mõtted alla. Üksinda olles pead sa neid mõtteid läbi mõtlema. Ja miks mitte teha seda jõuluajal või vahetult enne aasta vahetust, võtta aasta mõttes kokku ja olla kõige selle eest tänulik. Igal juhul sõbrad, tuttavad, inimesed, kes mind ei tunne ja vahel minu juurde astuvad ja tervitavad. Ma olen teile siiralt tänulik selle eest, et te olete minuga, minu teekonnal olnud. Ma soovin kõikidele, kes on koolitustel käinud, mõnusat aasta lõppu ja suurepärast uut aastat. Ja kindlasti näeme jälle videotes. Tšau siit Hurghadast!